Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Tere, mina olen Rasmus Rask ja te kuulate Linnajutte. Siin räägime maast ja ilmast ja muu hulgas ka Tallinnast. No ennekõike ikka Tallinnast. Head kuulamist. Tere tulemast järjekordsesse Linnajuttude saatesse ja täna on minuga koos siin Rasmus Rask, Tallinna linnavolikogu liige ja ettevõtja. Räägime täna sellest, mis vahepeal Tallinnas toimunud on ja arutleme natukene sügavamalt linna ja ettevõtluse siis omavahelistest suhetest. Alustame positiivsest. Sel nädalal vahelduseks ka midagi head linnavalitsuse poolt tulnud, kui üldiselt on siin linnavalitsus silma torganud sellega, et on kõike kas pandud pausile või tühistatud või tagasi pööratud, siis ühe eelmise linnavalitsuse ajal algatatud projektiga liigutakse edasi ja see puudutab siis trollitaristu arendamist ja laiendamist. Uued trollid, mis siis 2024. aastal said tellitud, on Tallinnas kohal. Varsti hakkavad liinil juba inimesi teenindama ja linnavalitsus on nüüd ka järgmise etapi ettepanekuga välja tulnud, mis siis on olnud juba pikemat aega töös, et pikendada trolliliine Lasnamäele mööda Laagnateed ja siis ka mööda Paldiski maanteed Õismäele selleks, et siis tõepoolest ka elektrifitseerida ka nendel väga suure veovõimega marsruutidel siis ühistransporti perspektiivis, nii et kindlasti selle eest saab linnavalitsus tunnustada. Aga positiivsed uudised siinkohal ka lõppevad meie saates, sest samal ajal on paraku olnud ka üksjagu selliseid omapäraseid, isegi peaks ütlema juhtumeid, kus võib-olla kõige markantsem, kust alustada võiks, puudutab siis Viru keskuse konflikti Viru keskusega, võib siis öelda linnavalitsuse poolt. Ma teen lühikese eelloo neile, kes ei ole siis selle uudistes liiga põhjalikult seda jälginud. Eelmise linnavalitsuse ajal siis lepiti kokku siis Viru keskusega, Viru keskuse ja siis Vanakaubamaja vahel oleva siis kõnnitee ümberehituses selleks, et sinna luua sellist normaalset linnaruumi, haljastust lisada, rattateed korralikult selle ära eraldada ja mingis mõttes siis mentaalselt jätkata siis Vanasadama projekti siia siis Estonia puiestee poole. Ei ole iseenesest kõige odavam projekt, sinna on planeeritud looduskivi ja täiendavat haljastust ja nii edasi, nii et jooksev meetri kohta see projekt ei ole odav, aga mis teeb ta eripäraseks on see, et ettevõtte ehk siis Viru keskus tegelikult oli valmis ka rahaliselt sellesse panustama, et projekteerimiskulud katma, sest lisaks sellele, et linnaruum läheb paremaks, ka tegelikult ju sellest võidab siis ka Viru keskus, kes seal kõrval asub. Ja see oli ka omamoodi revolutsiooniline, peaks ütlema, sest tegelikult me eelmise linnavalitsuse ajal puutusime kokku sellise teatud ametkondliku jäikusega, kui mõni ettevõte tahtis linnaruumilisi parendusi teha ja oli valmis nende eest ka maksma, et siis öeldi, et oi, et sellist asja me küll ei saa, et see on ikkagi linnamaa ja kuidas siia siis eraraha hakkab panustama ja me peame hoopis hankeid hakkama tegema, igasugused bürokraatlikke takistusi oli, aga me leidsime sellele lahenduse. See ei ole ainus näide, näiteks Burmani hotelli ees Rataskaevu tänaval samamoodi eraomanik tahtis, et seal saaks normaalne linnaruum ja oli valmis selle eest maksma ja siis me seal ka leidsime lahenduse, kuidas seda juriidiliselt teha. See oli nüüd eellugu. Selle nädala uudis on siis see, et isand Järvan ütles, et ei kuulu linna prioriteetide hulka, et jätame ära. Kuidas tundub? Nojah, sellised asjad tõesti ajavad harja punaseks. Nagu ettevõtjana on ühelt poolt võib-olla tõesti, mis on nagu väike projektika on ju. Aga ma arvan, et see, mida sa nagu ettevõtjana nagu ei taha tajuda, on see, kus linn paneb sind fakti ette juba tehtud kokkulepete osas, et meil on nüüd asjaolud muutunud ja prioriteedid muutunud ja et me nüüd ei kavatsegi seda teha. Et üks asi on see, et kas on nagu juba kulutusi tehtud sinna, aga see, ma arvan, et see on nagu hästi põhimõtteline asi, et see on nagu nii selgelt linna selgelt suurema osapoole või olulisema osapoole
jõupositsioonilt seisukoht, et me ei täida kokkuleppeid, et see on nagu nii punane rätik ettevõtjatele. Ja mingis mõttes see on ka tagasiminek selle kultuuri osas, sest ega see on ju tegelikult kultuur, eks ju. Et kas kokkulepped, mida sõlmitakse, et kas neid saab usaldada, eks ju, kas nende alusel teised osapooled teevad mingisuguseid pingutusi, kulutavad raha ja nii edasi, eks ju. Ja ma mäletan, eelmise linnavalitsuse ajal oli ühe pikale veninud planeeringuga oli selline olukord, kus siis arendaja tuli, ütles, et sõbrad, et teeks nii, eks ju, siis me ütlesime, et okei, et meile sobib, et tehke, astuge enda poolt siin mõned sammud, võtke vana planeering tagasi, algatame uue, eks ju, ja siis läheb ja siis öeldi, et aga te ei täida ju omapoolsed kokkulepped. Ja ma ütlesin, et mis mõttes ei täida, et muidugi täidame, et meil on kokkuleppe olemas, et oi sõbrakesed, et me oleme siin Tallinna linnas on ju 20 aasta jooksul neid kokkuleppeid näinud küll, eks ju, ja pärast on ju 2 aastat hiljem tuleb uus ametnik, ütleb, et teda see huvita. Ja siis me väga pikalt töötasime selle nimel, et tõesti et oleks head tahte kokkuleppe, on ju allkirjad ja nii edasi linnavalitsuse otsusega, et seda usaldust tekitada. Ja ausalt öeldes, täpselt seda tüüpi asjad nad ju mõjutavad tervikuna sellist usalduskultuuri linnas, et see asi ei ole ju ainult see, et Viru keskus on saanud praegu tünga, eks ju, vaid ka laiemalt, et miks siis ka teised ettevõtted peaksid usaldama seda sõna, mida Vabaduse väljakult siis neile antakse. No täpselt, ega kokkuvõttes ju asjad arenevad linnas edasi, kui on võimalik teha koostööd, on ju, kui linn teeb piisavalt hästi, planeerib ette ja võimaldab neid arendusprojekte teha ja peab oma kokkulepetest kinni, on ju, et siis sellele on võimalik eraettevõtjatel teha oma äriplaane ja mitte mõelda kogu aeg oma tagumiku kaitsmise peale. Et nagu me rääkisime, et kui siin on mingid suuremad arendused, kus kohas linn on näiteks lubanud kooli või lasteaia sinna piirkonda ehitada ja kui eraettevõtja juba arendaja teeb omapoolsed esimesed investeeringud ära, et siis oleks, kui nagu linn ühel hetkel ütleks, et aga sorry, et kui me nüüd vaatasime üle, et tegelikult me nagu ei kavatsegi sinna seda lasteaeda ehitada. Prioriteedid on muutunud, liiga toretsev projekt, et tegeleb ainult esteetikaga, et meie esteetikaga praegu ei tegele siin. Et sellisel viisil loomulikult ei ole võimalik ju tegelikult ja olukord on ju ka see, et see ju suhe on, milles on probleem, on see, et see suhe on ju selgelt asümmeetriline. Et tagurpidine olukord ju ei ole võimalik, et ettevõtja jätab mingisugused kokkulepitud asjad tegemata, eks ju, ütleb, teate, mul prioriteedid muutusid, eks ju, et ma ei hakka teile enam siin sadeveetoru välja ehitama, ja te andke mulle ikka ehitusluba, et me ju saame aru, et sellise olukorras linn ütleb, et nalja teed, et siis sa ei saa ka seda ülejäänud on ju ehitusmahtu välja ehitada, aga teisipidi sümmeetriliselt see paraku ei tööta. No nagu ettevõtte seisukohast linnavalitsus on nagu nii-öelda legitiimselt valitud mafia. Et see on jõud, mida sa aksepteerid, et sa ei vaidlusta seda. Sul ei ole võimalik üksi linna vastu minna. Ja ma kahtlustan, et see põhjus üldse, miks see lugu jõudis praegu meediasse, ei olnud isegi mitte võib-olla selle tõttu, et seal oli küsimus, et kas sellest kokkulepetest taganeti on ju, vaid see, et linn võttis, abilinnapea Järvan võib-olla nagu ridade vahelt hakkas ka väljapressimisega tegelema. Aga mis ridade vahelt? Väga otse ütles, et pange rohkem pappi ja siis me oleme valmis uuesti kaaluma. Ja võt, et siis sa saad aru sellest, et sinu käed jäävad lühikseks, on ju. Et sa saad küll on ju minna kohtusse ja need lepingu ülesütlemised vaidlustada, on ju, aga et kui hakkab tulema selliseid signaale, et me teeme ainult põhimõtteliselt, et sul on võimalik kõik see ise kinni maksta, on ju. Et ma arvan, et see oli see põhjus, miks Viru keskus ka selle avalikkuse ette tõi, et sellist väljapressimist ei saa tolereerida ja et selline ülelaskmine, see peab olema avalik teema, mille üle arutada. Aga natukene laiemaks tõmmates, et kuidas linnapea erakond on ennast siis viimase, mis nüüd 4 kuu jooksul siis ennast näidanud selles uues rollis, kus nad on pealinna juhtinud, sest
ma tuleb meelde, kuidas selle partei esimees Isand Reinsalu on rääkinud siis kriitikana siis Reformierakonna suhtes, et Eesti Vabariigis on tekkinud siis riigirisk, et nii-öelda, et kuna otsused käivad risti-rästi, eks ju, kord on, kord ei ole, et siis teised osapooled ehk siis ettevõtjad ei saa tegelikult arvestada sellega, et see regulatiivne keskkond on ju püsib ja sellest tulenevalt on tekkinud riigirisk, aga meil on, mulle tundub, et Isamaa juhtimisel on tekkinud pealinnas, on tekkinud linnarisk, selles mõttes mitte esmakordselt tekkinud, ega väga pikk Savisaare Keskerakonna ainuvõimu aeg ju oli tegelikult täpselt seesama olukord, eks ju, kus lõpuks ettevõtjad otsisid viise oma eesmärkide saavutamiseks läbi ebaseaduslike, eks ju, korruptiivsete rahapakkumiste, mida neilt otse nõuti, eks ju, aga see kultuur, mida siis me oleme asunud siin viimastel aastatel muutma, et tegelikult mingis mõttes hakkab tagasi tulema. No eks me näeme seda ja, et ma arvan, et praegu on teatud mingi inerts sellest eelmisest linnavalitsusest, kus kohas me näeme seda, et siin planeeringud võetakse vastu, et nii-öelda nagu mingid asjad, mis on töös olnud, need nagu nendega liigutakse edasi, on ju, et võib-olla küsimus on just see, et mis on see, mis nagu ametitest tuleb, seal võib-olla täna ei ole nagu suurt muutust näha olnud, aga et just, et mida linnavalitsus ise, abilinnapead ise ette on võtnud või mis need projektid on, millega nad tegelevad, et minu jaoks nagu on üldse nagu üllatav see, et kuidas üldse sai nagu valimistele tulla platvormiga, mis ütleb, et me jätame kõik asjad ära, et nagu nii-öelda mitte tegema. Isamaa ei tulnud selle platvormi, Isamaa lubas, et muutus algab Tallinnast. Jah, nüüd me näeme seda muutust, on, et see muutus nagu väljendubki selles, et jäetakse ära üks infrastruktuuriprojekt teise järel. Isegi need, kus kohas juba on nii-öelda kopp maasse löödud, on, kui me räägime nendest sellest tunnelist Kristiine keskuse juures, kus kohas tegelikult juba nagu tehti esimesed töid ja seal on suur silt üleval, et Tallinn ehitab, on ju. Tunneleid ja tegelikult ei ehita. Ja tegelikult ei ehita, on ju. Et see on nagu mul see nagu kontseptuaalselt on see nagu keeruline aru saada, et sa tuled nagu platvormiga, mis ütleb, et me jätame ära. Ma saan aru sellest, kui sa nagu panustaksid mingisugused teistele investeeringutele, on ju, et mingid teised prioriteedid ja teised valdkonnad on, kuhu me nagu investeerime, on ju, aga et lihtsalt sellised nihilistliku lähenemisega tulla ja uskuda, et see on see, mida linn vajab. Aga mis su analüüs on, miks see niimoodi on siis? No ma ei tea, ma ei taha nagu alahinnata valijat, on ju. Et mulle tundub, et siin on kindlasti nagu asjade nagu selline nagu erinevate asjade kokkulangemine, et miks see valimistulemus nagu lõpuks sellisena nagu kujunes, on ju. Aga ühelt poolt on võib-olla küsimus selles, et ma näen seda, et sotsiaaldemokraadid, kes nagu näitasid eelmise linnavalitsuse jooksul, et on tegelikult võimalik linna juhtida nagu progressiivselt ja konstruktiivselt, et võib-olla ikkagi see aeg oli natuke liiga lühike, et seda sellist positiivset tulemit oli nagu veel liiga vähe näha, et miks nagu see valimistulemus selliseks kujunes. Et kui seal oleks olnud võib-olla aastakene veel võimalik edasi viia neid reforme, et siis me oleksime näinud teistsugust valimistulemust. Aga kuidas sa analüüsid seda, just seda Isamaa käitumismalli? See, et Keskerakond võttis ju täitsa avalikult võttis selle, et kõik, mida sotsid on teinud, on halb, kõik on niimoodi õudne, linn on katastroofi äärel, niimoodi kukub varsti kokku, eks, ja kõik tuleb tagasi pöörata, trammiteed seisma panna, haiglat siis ühendamine, ehitamine seisma panna, mida on ka järjest, eks ju, tehtud. Aga Isamaa oli tegelikult ju eelmises linnavalitsuskoalitsiooni partner, kõike seda ju tegelikult tehti ju nendega koos, nad tegelikult valimistele ei lubanud kõikide asjade tühistamist, aga nüüd nad seda iga nädal tegelikult tuleb just Isamaa haldusalast, tuleb Järvani suust, eks ju, linnapea suust, Solmani suust, eks ju, ka haiglate konsolideerimisega täna sel nädalal tuli uudis, et pannakse pausile see protsess, et miks teevad seda? No ma arvan, et seal on võib-olla nagu sisuliselt on küsimus selles, et Isamaa mängib seda tegelikult riigivalimiste mängu, et nagu nende nagu tänane peamine nagu mõte on võib-olla see, et kuidas seda reitingut, mis on täna nagu tekkinud, seda nagu hoida
ja et saaks selle aastakese nagu ette valmistada Riigikogu valimisteks. Et kui linnas mitte midagi ei tehta, et siis ka midagi ei juhtu, on ju. Et see on, et see on kõige turvalisem viis, kuidas hoida reitingut, et ei tee mitte midagi. No ma ei tea, tundub, et see on nende loogika, jah. No ja see on üsna huvitav, aga tõepoolest on, mul on ka vaadates, kuidas inimesed tegutsevad, siis ütleme, suurest visioonist ei ole seal linnapea pakatanud kunagi, aga ausalt öeldes ka need üksik sammud, mida on astutud, siis nad on olnud sellised kaunis rabedad, et niimoodi ei kusagilt järsku tulevad on ju mingid otsused, mis tegelikult ei ole ka nende endi vaatest lõpuni ju läbi mõeldud ja siis võtame selle sama, just oli hiljuti siin Pelguranna trammi uue trassi siis avalik arutelu ja osa üllatust, et linnavalitsus siis arvab, et seal lõpuotsas tuleks seda natukene teises kohas seda trammiteed lõpetada, lõpuks on võimalik nii siin kui seal, aga siis olid väga üllatunud, et nüüd siis on hoopis teiste majade elanikud väga, väga pahased, et tramm viiakse eelmiselt marsruudilt teisele ära, mis on ju iseenesest ju ootuspärane, et inimeste mure, kui trammitee nendele lähedale tuleb, on ju ikka olemas, et kui sa ühtede inimeste juurest, kes on juba tegelikult mentaalselt harjusid selle mõttega ära, et sa viid see siis teise kohta, kus inimesed ei ole sellega harjunud, siis sa tegelikult ajad kurjaks hoopis teise hulga inimesi. No ja mulle tundubki, et lähtudes sellest, üks asi, mis mulle tundub, on nii Keskerakonda kui Isamaa nagu iseloomustav on see, et on nagu kartus teha raskeid otsuseid. Et kõik need infrastruktuuri projektid on ju trammide rajamised, et nagu selge on see, et keegi saab sealt pihta, on ju. Kas on siis kohalik elanik või on see mingisugune sõidurada või mis iganes, on ju. Aga et see ei tohiks olla nagu see põhjus, miks sa selle projekti ära jätad, on ju. Ja ma arvan, et täpselt see sama Pelguranna trammide arutelu, kus kohas tuli välja nüüd, et tegelikult on suur grupp inimesi kuskilt teistelt tänavatelt, kes sellega nagu nõus ei ole, et see võib viia selleni, et lihtsalt see projekt summutatakse ära, et see nähakse seda, et seal on nagu on vastaseid sellele, et see nagu ei too kiiret positiivset kajastust ja seetõttu loobutakse sellest. See on see kartus. Ja ma saan muidugi aru sellest, et nendel nimetatud Isamaa inimestel muidugi on silme ees märts 2027, kus ma ausalt öeldes vist ennustan, et lähevad kõik Riigikokku ära ja alustades linnapeast ja ka mõlemad abilinnapead ja siis võib-olla see probleem nende jaoks laheneb, aga ühesõnaga, et kui ma ise sõidan praegu mööda Liivalaia tänavat, selles seisundis nagu ta on, eks ju, see tee oli projekteerimises, et oleks 29. aastal olnud valmis korras, eks ju, nüüd see projekt tühistati, eurorahast loobuti, eks ju, ja uut projekti ei ole. See tähendab seda, et aastaks ka 29 või 30 või 31 seda teed ei ole korda tehtud, eks ju. Väga kasutatav tee on ju, 10 000 tallinlased sõidavad seal peal, eks ju. Ühel hetkel ju peaks nagu tekkima see küsimus, et miks tegite seda, et ilma, et teil mingi alternatiivne plaan oleks? Ja, aga vaata, kui sa usud sellest, et ainuke asi, mis nagu valijale on oluline, on see, et kas muru on niidetud või ei ole, on ju. Siis sa võib-olla nagu arvad, et ei olegi vaja midagi muuta. No mis sa nüüd, et see on ju seesama lugu, et Liivalaia tänav ju põhiliselt on ikkagi autojuhtide heaolu tagamise magistraal nende endi nägemuses, eks ju, nad olid vastu sellele, et sinna teha normaalset linnaruumi, eks ju, et sinna trammiteed tuleks, rattateed tuleksid, arusaadav ideoloogiline valik, mina ei toeta, aga arusaadav, eks ju. Aga need samad autojuhid, kes seal oma 3+3 peal sõidavad, nemad ju tahavad siiski normaalse asfaldi peal sõita, aga seda ju nüüd ka ei tule. Ei oska öelda, jah. No üldiselt ikkagi, kui ma vaatan iseenda käitumist, et siis mina ei saa sellest aru, et kui sa elad linnas, ma saan nendest aru, kes sõidavad kuskilt, tulevad Keilast või Sauelt ja tahavad saada kesklinna, et isegi siis ma arvan, et on nagu tihtipeale mõistlik tulla rongiga ja mitte autoga, on ju. Aga Tallinna linnas selgelt nagu auto nende tipptundidel ei ole kõige kiirem. Juba praegu ei ole. Et nüüd ka, kui need
rattataristu on ju sinna Google Mapsi sisse pandud, on, et sa näed nagu visuaalselt, sul on nagu tihtipeale on kesklinnas nagu 2 korda kiirem liikuda rattaga kui ühistranspordiga kahjuks on ju, või autoga on ju. Ehk et see nagu see mõte sellest, et me võitleme rattateede ja rattataristu vastu, ei tundu nagu mõistuspärane. See muideks on, ma esimest korda eile kasutasin, meil oli tükk tegemist, et Google Maps need rattateed saada, eile esimest korda kasutasin ka ise, olin väga niimoodi, et näed, et sai see asi tehtud, me kirjutasime 3 Balti pealinna linnapeade ühispöördumise Google'isse selleks, et nad liigutaksid ja teeksid selle ära, sest me lihtsalt ei olnud nende prioriteetide listis kuigi kõrgel, eks ju, ja me muidu aastate kaupa ei saanud neid sinna. Ja ma ütlen, et ma arvan, et need on täpselt need asjad, mis aitavad. Et üks asi on see, et tõesti, et kui palju sul on võimalik seda füüsilist rattataristut, rattateid juurde rajada, on ju, aga neid samme, kus kohas nagu teha rattaga sõitmine lihtsaks, täpselt sellise nagu, et lihtsalt paneme kaardi maha on ju, ja näitame, mis on kõige kiirem teekond punktist A punkti B. Ma arvan, et need on nagu isegi olulisemad selleks, et ratturite arv, nagu rattakasutajate arv kasvaks. Ehkki Endla tänava rattajalaga tunnelid võiksid siiski ka tulla. Endla tänava ja samuti loomulikult võiks selle Ülemiste. Ma ise tunnen seda, et see Ülemiste viadukt on nagu see, kus kohas nagu nii kergliiklus, nagu jalakäijate kui ka ratturite jaoks nagu võiks olla nagu selline mõistlik läbi murre ja ma arvan, et see nagu lahendaks päris palju sealseid nagu tipptunni ummikuid ära, mis mulle tundub täna vist on ikkagi nagu kõige suuremad. Suhteliselt ulmelised, jah. Aga paraku terviklike jalgrattateekondade rajamise siis ütleme prioritiseerimine tõenäoliselt jääb ootama järgmist linnavalitsust. Ja nüüd nädala Minsk. Ja selle nädala Minsk tuleb abilinnapea Riina Solmanilt, kes intervjuus Vilja Kiislerile kommenteeris siis abieluvõrdsust ja muid siis seksuaalvähemustega seotud küsimusi ja ütles, et Isamaa ei ole kunagi LGBT inimesi taga kiusanud. Pigem on olnud vastupidine olukord, et kiusatakse Isamaad. Aitäh kuulamast!